Ja palun siia nüüd strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja asetäitja Kaitseväe peastaabist Uku Aroldi. Uku on selle teemaga, mis toimub sotsiaalmeedias ja kuidas sotsiaalmeedia meid lükkab, tõukab, palju tegelenud, pannud mõtteid raamatusse kirja ka sellest laiast maailmast, millise fookuse täpselt Uku valib, kuuleme järgmise 20 minuti jooksul. Palun. Aitäh! Tere hommikust! Mina lähen sellest eelmisest teemast nüüd edasi praktilisema poole pealt ja mitte sedasi, et ma ütlen, kuidas täpselt peab tegema, aga ma toon hästi palju näiteid sellest, kuidas relvajõud on kasutanud ära sotsiaalmeediat, valdavalt siis käimasolevast Ukraina sõjast, sest sõda ongi ühiskondlik tegevus, kus kõikvõimalikke vahendeid kasutatakse selleks, et oma edu saavutada laiemas ühiskonnas, maailmas ja ka vastase sõjaväe üle. Aluseks kasutan ühte niisugust jaotust, kus need tegutsemisviisid on jagatud tinglikult nagu passiivsemateks ja aktiivsemateks, aga eks need põimuvad. Nii, kõigepealt siis luure. Ja luure all ma ei pea siin silmas James Bondi või Mata Hari kutsemeisterlikkust, vaid seda, et selleks, et midagi teha, me peame süsteemselt infot koguma, et aru saada, kus me oleme ja mida ette võtta. Ja sotsiaalmeedia puhul on mõistlik vaadata 3 asja. Et esiteks me peame aru saama üldiselt, skännima seda ühiskonda, et mis teemad on esile tükkimas. No neid tasuta ja tasulisi töövahendeid on erinevaid, lihtsamad on Google Alerts või siis Brandwatch nii edasi, aga selleks, et vaadata, mis toimub nende inimeste pea sees, kes võib-olla mõtlevad meile ootamatul viisil, on mõistlik jälgida nõndanimetatud alternatiivmeediat ja eestikeelse alternatiivmeedia tarbijad on endale ise loonud agregaatkanali, mis siinse alternatiivmeedia või siis kohati ka uhuu-meediaks nimetatu uuemad trendid ja uuemad asjad üles tõstavad. Ja sealt võib tulla mingi teema, mis muutub meile nii akuutseks kriisikommunikatsiooni teemaks, sest et see on mingile portsule inimestele niivõrd oluline. No, näiteks ahvirõugetega hakkavad asjad juba selgeks saama, teavad kahtlustavama loomuga inimesed. Teiseks siis kogumine. Sotsiaalmeediat saab kasutada selleks, et tõmmata inimesi kaasa ise meile teavet kokku tassima. Ukraina kriisi või selles veebruarist alates prooviti kiiresti üles ehitada sotsiaalmeedia kanalid, kus analüütikutele inimesed ise pildistaks üles vaenlase tehnikat, selle asukohti, et saaks kontrollida, kas nad on seal või ei ole, teiste sensoritega ja siis oma enda relvajõude tegevust edasi suunata. Alguses tehtigi seda tavaliselt sotsiaalmeedia kanalis, hiljem tehti juba praktilisemad rakendused, ehk siis e-vaenlane, aplikatsioon mobiiltelefonis, põhimõtteliselt nagu sotsiaalmeedia, kasutada said kõik, kellel oli Ukraina elektroonne identiteet. Ehk siis see tegelikult lõikas ära võimaluse seda spämmida nendel tegelastel, kes olid pärit teisest riigist ja kellel ei olnud seda identiteeti. Ainult need tegelased said seda segada, kes olid siis Venemaa poolt palgale võetud või siis kes tahtsid Venemaa jaoks tegutseda ja neid oli oluliselt vähem. Ja see kollektiivne tarkus oli piisavalt hea, et selle abil sai tegelikult jällegi taktikalisi tegevusi planeerida. Et võime mõelda ka Eestis, et kas meil on olemas mingisuguseid laiatarbe rakendusi või laiatarbe koostööplatvorme, mida kriisiolukorras selleks, et inimestel oleks lihtne ära markeerida, et kus on tee katki või kus on mingisugune muu probleem, et kuhu nad saaks juba infot praegu teha või väikse täiendusega teha. Või siis veelgi enam sõjalise kriisi korral.
Järgmine asi siit luurest on see info töötlemine. Ja siin on jällegi sotsiaalmeedia on selles võimaldavas rollis, et sotsiaalmeedia kaudu saab kokku tuua toorinfot ja sotsiaalmeedia kaudu saab kokku tuua spetsialiste, kes oskavad selle toorinfo panna kasulikult tööle. See on näide nüüd Valgevene meeleavaldustest, kus OMON suhteliselt jõhkralt neid, mitte suhteliselt, väga jõhkralt neid maha surus ja tänu sotsiaalmeedia rakendustele ja sotsiaalmeedia kaudu toimunud opositsiooni töö omavahelisele koordinatsioonile õnnestus siis nende OMON-i tegelaste näod tuvastada ja neid inimesi häbistada ja neid sellega heidutada tegelikult vaoshoitumale käitumisele või siis käskudest kõrvalhoidmisele. Järgmine plokk on kaitse. Et kuidas sotsiaalmeedia ohtude eest ja samas inimeste õpetamine enesekaitseks. Üks osa on see, et personaalne infohügieen, et teie kontosid ära ei võetaks, et neid ei hakkaks keegi teine kasutama või et te ülemäära palju iseennast oma sotsiaalsetest sidemetest, oma huvidest ei paljastaks. Aga teine pool on siis nüüd organiseeritud tegevus. Toome siit näite meie sama siiliajast. Reddit. Reddit ei ole Eestis eriti laialt kasutatav suhtlusplatvorm, küll kasutab seda paar Venemaa relvajõudude üksust, kes tegelevad mõjutustegevusega. Millegipärast just Redditisse on tulnud keegi naisterahvas, kellel ei ole meest ja tahaks siilipilte saada. Et selline õngitsuskatse näitab nagu halba planeerimist, et ilmselt oleks sellise jutuga võinud minna kuskile muusse kanalisse, aga saime ka siin jaole ja saime inimesi hoiatada. Ja sarnaseid hoiatusi siis tehakse juba mõnda aega ka tugevamalt õngitsusrünnete sihtmärgiks olevas Poolas, kus siis relvajõudude liikmeid hoiatakse, et ärge pildistage oma tegevust, ärge pildistage, rahvas ärge ka pildistage relvajõudude liikmeid, sest et seda infot korjatakse sotsiaalmeediast kokku, et Poola vastaseid tegevusi plaanida. Ja see on siis sama teemaline näide siis 25. veebruarist Ukrainast. Et kui me millegi pärast näeme väga palju maha jäetud Vene tehnikat, aga me ei näe puruks lastud Ukraina tehnikat, siis see ongi sotsiaalmeedia kanalite kaudu tehtud teavitustöö, hoiatustöö tulemus. Ja seda on tehtud siis sellest akuutse kriisi algusest. Järgmine asi on see, et sotsiaalmeediat saab ka inimeste juhtimiseks kasutada. Juhtimiseks siis siin vaatame siis 3 viisi. Esiteks olukorra juhtimiseks, näiteks ressursside kogumiseks inimeste käest, sotsiaalmeedia kampaaniate ja lihtsate praktiliste lahendustega, kuidas anda raha, kuhu tulla appi. Siis praktiliste käitumisjuhistega. Kuna laiatarbe meediakanalid joosti nii küberrünnakute kui ka teletorne füüsiliste raketirünnakutega maha, siis sotsiaalmeedia roll praktiliste käitumisjuhiste andmisel ja selleks, et relvajõudude inimeste vahel konflikte ei tekiks, kasvas. Et vasakul on Ukraina kaitseminister Resnikovi postitus, kus ta seletab inimestele, kuidas käituda, kui te satute kontrollposti juurde. Kui Eestis peaks politsei väga paljudes kohtades näiteks dokumente ja mingit tegevust kontrollima ja meie laiatarbe meedia on maas, siis võib olla täiesti mõistlik inimestele neid asju selgitada just nimelt sotsiaalmeedia kaudu. Ja paremal on siis täpsemalt käitumisjuhiseid ja käitumisreegleid komandanditunni ajal selgitav Kiievi linnapea. Ning selle kaudu on võimalik ka ajaliselt maastikul ja keskkonnas toimuvat sünkroniseerida. Et seda on kasutatud ka Ukraina konfliktis territoriaalkaitseüksuste juhtimisel.
kui side oli kehv. Aga siin on nagu lihtsam näide, see on tõlgitud, Klitschko ei kirjutanud inglise keeles oma linnakodanikele, aga täpsemad asjad, et millal, mis toimub, selleks, et inimesi suunata või hoida eemale mingist kohast, kus toimub mingi muu tegevus. Siis tol hetkel oli see kõige olulisem probleem, et oli vaja kinni püüda neid diversantide gruppe, keda oli Kiievis väga palju ja tavalised inimesed saada eest ära, et need ei tekitaks selleks vale positiivseid märgistusi. Nii, järgmine asi on sihtmärgistamine. Et sotsiaalmeedia aitab meil üles leida mingisuguseid inimesi, seltskondi või mingeid füüsilisi asju, millega tegeleda, et siis järgmist tegevust plaanida. Siin on siis näide sellest, et kuidas korjati kokku põhimõtteliselt provokaatorite ja vaenulike agitaatorite virtuaalseid ja libaprofiile. Mõned neist teesklesid ka päris meediakanaleid, mõned neist teesklesid ka päriselt olemasolevaid isikuid ja nii edasi. Ja siis juba eraldi spetsialistid said ükshaaval hakata töötama välja meetmeid, et nende kanalite mõju vähendada või nende kanalite taga olevaid inimesi ühel või teisel viisil neutraliseerida. Või sinna näide on siis, et kuidas rahva käest, kogukonna käest piltide korja abil Vene propagandavalesid ümber lükatakse. Et need inimesevastased kuriteod, mis olid Butšas, kuidas nendele reageeris Vene propaganda, ütles, et midagi sihukest ei ole olnud ja seal võib-olla olid need üldse mannekeenid ja sama tegelane oli kord ühes kohas, kord teises kohas või siis tassiti ühte surnuga edasi-tagasi. Aga inimesed tänavalt olid neid olusid pildistanud ja ühiskorje ja ühistöötluse tõttu oli võimalik esitada nii-öelda kohtukõlbulikke isegi tõendimaterjale, et mis siis ikkagi nagu päriselt oli ja mis on nagu kahtlasem pilt. Järgmine plokk on informeerimine ja mõjutamine. Et seda niimoodi kaheks jagada on väga raske ja tavaliselt seda relvajõude planeerimisega kaheks ei jagata. Et mis neil siis nagu vahet on? Et kui keegi kedagi informeerib, aga ei mõtle, mis selle mõju on, siis ta kas ei ole oma asju läbi mõelnud, et on tegelenud asjatundmatult, või siis ta arvab, et ta ainult informeerib ja sellel ei ole mingit mõju, siis ta lihtsalt on ebaprofessionaalne. Et igal juhul info mõjutab kedagi, ei saa olla sihukest asja, et me lihtsalt ehitame plaani sellele üles, et tõstame üldiselt inimeste teadlikkust ja siis selle alusel kavandame oma tegevused ja siis kõikide inimeste üldiselt teadlikkus tõuseb. Et sellised plaanid on ebaefektiivsed. Või parandame inimeste meediakirjaoskust üldiselt ja siis inimesed enam süvenevad kõigesse, enam ühtegi lollust ei usu ja ahvirõugete osas ei ole meil enam vähemalt muret. Et tegelikult kommunikatsioonikampaaniate või ka kommunikatsioonitegevuste planeerimisel vaadatakse seda ikkagi märkimisväärselt täpsemate mõjude kaupa. Kõiki neid ei jõua siit läbi käia, aga mõned näited sellest vallast toon. Et esimene näide on siis see, et kus kujundatakse. Kujundatakse keskkonda ja öeldakse, et kuidas suhtuda erinevatesse tegelastesse, kes siin konfliktis on. Ilma seda otse välja ütlemata, aga samal ajal ka jagatakse hästi praktilist direktiivset käitumisinfot. See on nüüd näide, kus ajakirjanikele öeldakse seda, et kui te olete lahingu või pinge või konflikti piirkonnas, kuidas te peaksite käituma, et teil oleks turvaline ja et saaksite ka oma tööd teha. Ja täpselt selle sama dokumendiga, mis siis sama sotsiaalmeediakanalitega kohale viiakse, antakse juhised ka sõduritele. Et öeldakse, et kuidas te saate aru, et keegi on päris ajakirjanik ja kuidas ta käitub. Mis on selle kujundav funktsioon siin? See kujundav funktsioon on see, et ehitatakse usaldust sõdurite ja ajakirjanduse vahele. Näidatakse, et te ei ole vastastikku vaenlased, aga et tuleb käituda teatud viisil, siis saate mõlemad teha oma asja kvaliteetselt ja ohutult. Või siis see on nüüd rohkem tõesti puhtalt
faktiteadmiste abil inimeste õpetamine. Et kui taevas lendab asi, millel ei ole mingeid märgistusi, et siis see tõenäoliselt on ohtlik, sest see on tõenäoliselt vaenlase kopter. Kui on sellised märgistused, aga üldkuju on sarnane, et siis see tõenäoliselt on meie omade kopter. Sellest võib kasu olla ka Strelaga territoriaalkaitseväelasel, aga tavalisel inimesel on see kasu ka kohene, et ta saab aru, et kuivõrd peab nüüd nagu kartma. Või siis järgmine näide, kus rahvas kutsutakse kaasa mõjutustegevusse, selleks, et viia sõnumeid tsensuuri all olevasse Venemaa ühiskonda. Inimesi kutsutakse ülesse Venemaa sõdurite toime pandud sõjakuritegusid kirjeldama ja seda fototõendusmaterjali laadima erinevate suvaliste Venemaa restoranide arvustuskülgedele. Kusjuures Google'i puhul, Google ei lase niisuguse asju maha kustutada, sest muidu need, kes saavad halva arvustuse, need restorani omanikud kustutaks neid asju maha. Ja analoogne funktsioon on ka Yandexis. Ja nüüd, mis selle nagu suur eelis on, võrreldes nüüd nagu lõpuni ühest kontorist tehtav asjaga, on see, et kuskil ei ole plaani, kuhu kirjutatakse, mida saaks vahelt võtta ja mida saaks hakata takistama, vaid inimesed tõesti oma enda tundest, tõesti juhuslikud inimesed oma enda tundest juhuslikesse restoranide külastuskohtesse neid viivad ja see sõnum levib viraalselt siis üle Venemaa edasi. Või siis nüüd paljastamine. Hoiatamine ja paljastamine, kui kasutatakse, kui vastane kasutab pettust ja valet. Et antud juhul siis oli see, et Vene üksused peitsid ära neid enda markeeringut, mis oli mõeldud nende üksuste eristamiseks, selleks, et jõuda sügavamalt sisse Ukraina positsioonidele. Kohati kasutati Ukraina lippu, vahel teeseldi allaandmist, kasutati valget lippu ja nii edasi. Ja inimesi hoiatati, et nad oleks ettevaatlikud, aga samal ajal loomulikult selle kaudu diskrediteeriti ka rahvusvahelist sõjaõigust rikkuvad vastast avalikkuse silmis. Ning lõpuks motiveerimine. Et elanikkonna mobiliseerimine ja võitlejate motiveerimine, mida siis siinsel näitel siin on siis nagu laste julgustav laul ja tervitus Ukraina võitlejatele, kes Ukraina vabadust kaitsevad. Ja viimane plokk on siis operatsioonid, kus see mõju peab ulatuma oluliselt kaugemale kui see sotsiaalmeedia. Neid näiteid on siin, või neid tegevusi, mida sotsiaalmeedia abil tehakse, on siin rohkem, aga vaatame nagu 3 näidet. Asi, mis on olnud 20. sajandi konfliktis kogu aeg olemas. Et kui kuskil rindel on sõdurid, siis teisel poolel on nende sõdurate lähedased, kes tahavad teada, mis nendega saab. Ja see on põhjus, miks kuulatakse tegelikult vaenlase raadiojaama. Nüüd sotsiaalmeedia Telegrami kanaleid Venemaal praegu kinni ei ole suudetud panna, sinna ligi saab, ja siis sellest, et kes Vene sõduritest on langenud Ukrainas või kes on Ukraina käest sõjavangid, seda infot levitatakse siis Telegrami vastavas kanalis. Aga selle kaugem eesmärk ja kaugem mõju on takistada Venemaal täiendava mobilisatsiooni läbiviimist, enda relvajõudude tugevdamist. Selle praktiline efekt oli näiteks see, et 2 nädala jooksul suudeti kõikide viimaste aastakäikude reserviga rääkides Kaliningradi oblastist leida 17 vabatahtlikku, kes olid valmis sõtta minema. Terve Kaliningradi oblasti peal. Siis teine näide on, et kuidas tõmmatakse konksu otsa teise poole aktiviste ja teise poole organisaatoreid. Töötati välja tarkvaralahendus, mis näiliselt rääkis sellist juttu, et laadige see endale alla, pange see oma arvutisse tööle ja siis hakkavad Vene propagandasaidid alla kukkuma, et nad saavad teenustõkestusrünnet. Tegelikult oli tegemist viirusega, mis pidi koguma nende inimeste arvutitest, kellel sihukene huvi on, andmeid ning võtma need arvuti enda kontrolli alla, et neid endid kasutada
kas vajadusel edasi mingite muude inimesteni jõudmiseks või siis kasutada neid arvuteid juba Ukraina või lääne sihtmärkide ründamiseks. Ning praktiline juhendmaterjal, mille abil inimesi õpetakse tõhusamalt käsitöönduslikku kogukonnategevust ellu viima. Sarnaseid õpetusi oli ka märksa nagu keerukamateks olukordadeks, et missugused on need pehmed sihtmärgid peatunud Vene kolonnis, mis seda kolonni tegevust takistab ja mis oleks teile Molotovi kokteiliga või lihtsama tankitõrjevahendiga jõukohased. Mida siit siis kokku võtta? Et kuidas on sotsiaalmeediast tavaolukorras või siis kriisiolukorras kasu? Et mis võimalusi see annab? Esiteks selle nagu tark ja läbimõeldud rakendamine võimaldab meile olukorra teadlikkust. Et millised on üldised meeleolud ja missugused imelikud kuulujutud või imelikud rünnakud on meie inimeste sekka sisse tulnud. Need annavad võimaluse hoida inimestega pidevat kontakti ja see esmase kontakti hoidmise võimalus ei lähe kellelegi teisele, kes proovib seda kogukonda kaaperdada. Loomulikult motiveerimine, mõjutamine, kuulujuttude äralõikamine ja ka nende tõkestamine juba sellega, et inimestel on selle kontakti kaudu võimalik küsida ning uute lahenduste võimaldamine, mille peale me varem pole mõelnud. Et kui me ei tea, et meil on mingisugused inimesed, kes oskavad näotuvastust tarkvara panna praegu antud olukorras tööle või kes oskaks neid käitumisjuhiseid ise oma kanalite kaudu levitada. Me lihtsalt ei tulegi selle peale, aga tehes need vahendid või esmased tööriistad neile kättesaadavaks, asjad hakkavad lahenema. Et see oli näha ka ju tänavu vabariigi aastapäeva järel, mis juhtus Eesti ühiskonnaga. Et kui palju loovaid lahendusi selleks, et aidata Ukrainat või aidata ukrainlasi, kes on hädas või et hoida üleval psühholoogilist kaitset meie enda ühiskonnas, kui palju seda tegelikult sporaadiliselt tekkis tänu sellele, et inimesed suhtlesid omavahel. Ja üheks põhivahendiks suhtlemisel ongi ikkagi ka sotsiaalmeedia. Nii. Ja kes tahab seda teemat põhjalikumalt lugeda, siis tegelikult see laiem jaotus on pärit kolleeg Toomas Nisseni raamatust ja seal räägitakse need siin praegu lahti seletamata jäänud mõjutusviisid peenemalt selgeks. Et soovitan lugeda nendel, kes ainult sotsiaalmeediat ei tarbi. Aitäh!